tere, head inimesed, käes on varahommik ja varahommik sellepärast, et kohe varsti me stardime Rivoga tegema väikest challenge'it ja challenge iseenesest on väga lihtne. Rivo ütleb, et gaasitatud bensiinirammiga saab sõita väga ökonoomsest ühest kohast teise ja paljud inimesed ütlevad, et ei saa. Ja selleks, et teada saada, kas see ka vastab tõele, siis võtame kaasa ühe Navara nimelise kontrollauto, mida veab edasi diiselmootor ja vaatame, mis siis saab. Et mis see plaan meil on? No plaan on see, et teeks üks pikema tripi mööda Eestimaad. Ja testiks siis, ütleme siis kahte populaarset kastikat Eestis, et RAM 1500 5,7 hemi mootoriga, millele on siis paigaldatud gaasiseade. Ja teiseks autoks siis Nissan Navara, nagu jutuks oli, siis 2016. aasta auto on see natukene sõitnud, 45 000. Navara selles suhtes on ka ideaalne auto, et Nissan teatavasti toodab ka teistele tootjatele autosid, et ehk siis me saame võrdlusesse juba ka Renault ja Mercedese ka, mis on täpselt samasuguse mootoriga. Ega need gaasiseadmed ju kõigil bensukate peale ei ole, seda te panete ise? Jah, selles mõttes gaasiseadmed paigaldab meil koostööpartneri siin Eestis koha peal, et võib-olla paari sõnaga nagu räägikski, et gaasiseade siis on, gaasiseadmed on erinevaid, et RAMile siis paigaldatakse LPG siis vedelgaasiseade ja selle seadmega siis ütleme sõidab nagu ainult 100% gaasi peal, et ei ole nii, et võtab seal ka osaliselt bensiini või mitte, aga bensiini kulutab ta ainult nagu käivitamiseks, et kui mootor on külm, siis kuni 35 kraadini siis töötab ta bensiini peal. Ja sõidus kuidagi moodi aru ei saa, kas sa sõidad bensiini või gaasiga, et sõiduomandused autol on täpselt ühed. Kardetaksegi seda suurt kütusekulu, kuna meil endal on väga suur kogemus juba bensiini ja bensiinimootoritega, millele on siis gaasiseade peale pandud, siis meie väide ongi, et gaasiga sõitmine on oluliselt odavam kui diisliga. Väga hea, no kas selle lähme testime ära? Proovime ära, mis saab? Jah, nüüd asjad kokku ja tanki. Nii, nüüd seisab ja nüüd peal seda nuppu vahetama. Jah, all hoidma. No nii, kell on saanud 10.15 ja me oleme nüüd autodega jõudnud Alexelasse ja seda siis sellel põhjusel, et panna RAM silmini gaasi täis, mille tänane müügihind on 63 senti ja siis samamoodi panime Navara diislit täis. Ja nüüd nii kaua hoiangi või? Aga kuidas ma tean, et ta täis saab? No mingit suuremat survet ei ole võimalik sinna litsuda. Nii palju läheb. Üllatavalt tore on vaadata neid numbreid, kasvavad väga väikse hooga, eriti kui võrrelda näiteks mingisuguse bensiini tankimisega. Aga nagu meil testi mõte on, et ikkagi kontrollida lõpuks, kui palju auto reaalselt ära kulutas on. Ja kindel on see, et RAM võtab liitreid rohkem, aga kuna gaas on siis võib öelda poole odavam, siis vaatame, mis see rahaline pool tuleb. Ja nüüd näeb harjutus ette seda, et sõidame siit siis Viljandi maantee peale ja seda kaudu siis Iklasse väikse Pärnu tiiruga. Lööme korra auto 24 ringil kohalikega patsu ja siis sealt sõidame edasi Tartusse ja siis omadega Tallinnasse ja vahepeal teeme väikseid kokkuvõtteid. Suurepärane viis veeta oma päev. Sõita autoga mööda Eestimaad ringi, kulutada ära kaunid tunnid, kaunid Eestimaa sõitmiseks ja loodetavasti läheb ilm ka vähe paremaks. Ja kõik ülejäänud on niikuinii juba suurepärane. No nii, vahekokkuvõtte aeg. Me oleme jõudnud auto 24 ringile, kus me tahtsime tulla siia inimestele patsu lööma. Aga tuleb välja, et see patsutamine peab jääma teiseks korraks, sest kedagi siin koha peal ei ole, värav on lukus. Ja siia sõitsime väikese kaarega, mingi 163 kilomeetrit on umbes sõidetud. Ja vahekokkuvõte on siis selline, et RAM keskmise kuluga 14,4 ja Navara oli 7,4.
7,4. Iseenesest on seal täpselt pooleks enam-vähem on ju. Nojah, ütleme nii, et see natukene viimane lõik mõlemal autol kulu tõstis, aga natukene oli ta seal allpool, mõned komakohad. Aga me praegu ikkagi veel 100% järeldusi teha, sest me praegu vaatasime kompuutrit. Kui täpne see mingisugusel autol on, seda me ei tea, aga hetkel jah, RAM juhib siis kilomeetri hinnaga. Ja kilomeetri hind on siis selline, et kui see nüüd 100 kilomeetrit jagada läbi kütuse hinnaga, siis RAM-i 100 kilomeetri kütuse hind on 9,0 ja Navaral praegusel hetkel siis 9,7. Aga see, milliseks päev kujuneb, selgub siis, kui päev on ära kujunenud. Jah, siis kui me teeme juba konkreetselt tankimise ja näeme reaalselt, palju meil raha kulus siis selle tripi tegemiseks. Nii, me oleme siis jõudnud järgmisse etappi ja selleks on Ikla ja nagu eestlased ikka, kes Iklas käivad siin teatud põhjusel jooki ostmas. Ja tuli välja, et alkoholivaba õlut siin väga palju ei müüdagi, tõenäoliselt ei ole see teab mis kaup, mille järele siia tulla. Aga selle eest saime kohaliku limonaadi, mis on siis mingi limpo limonaade ja kui sul on klassiks, siis mul on mingi see menu ja selle peale muidugi müüjatar küsis altkulmu vaadates, et kas te mehed olete seda enne proovinud, et nii julgelt seda ostate. Aga kui jõudne see ikka olla saab? Selles mõttes minust tekitas see ilgelt suure huvi igal juhul selle küsimuse peale, et kui hull see asi olla saab. Absoluutselt. Ja tegelikult ei ole hull ka see siin Iklas käimine, sellepärast, et vaatame sellele sellest küljest, et kui siin nüüd kaua aega käiakse ja sellest kujuneb selline Eesti alkotreil, siis võib-olla 500 aasta pärast saame seda uhkelt ka turistidele näidata ja samamoodi pileteid müüa siia, nii nagu Peruus Inka-treilile müüakse. Et tegelikult see on võib-olla tulevane kasutatav täiesti selline turismipotentsiaal. Ja, aga selles mõttes, et limpa järgi saab ka tulla. Ja uudne kleepekas on sees, sellepärast, et kork ei tule maha. Lõhtab. Nagu sulatatud kummikarud. On jah, suht jälk. Õnne. See on täitsa tavaline limpa. Vedel suhkur. Ja autodega on meil nii või sealmaal asjad, et Navara kulu meil on praegusel hetkel 7,1 ja RAM-i kulu on 14,1. Nii et tee peal on natukene maha tulnud. Sõitnud oleme mingi natukene alla 200 kilomeetrit. Ja nüüd ega muud ei olegi, tõmbame ukse kinni ja kimame järgmisse peatusesse, milleks on Tartu. Nõnna, 345 kilomeetrit on sõidetud ja me oleme jõudnud nüüd Iklast siis Viljandisse, siia uhke teatri ette. Ja tulemus on iseenesest üsna sama kui Iklas olles, et 14,2 keris mul ette Viljandisse sisse sõites, muidu oli 14,1 veel püsis. Nissan nüüd natukene selle kehva tee peal, et tee oli suhteliselt lumine ja seal natukene kergitas igal juhul kompuutri järgi näitu, et nüüd näitab 7,6. Et nad enam-vähem hoiavadki täpselt siuke, üks on 2 korda suurem kui teine ja seal natuke nipet-näpet varieeruvad. Suurusjärk on jah, umbes nii. Aga selle tee peal kütuse hind tasa, mis on ka teises täpselt 2 korda suurem või siis madalam on ju. Jah, aga jääme põnevusega ootama, mis lõppresultaat ikkagi. Just, ja järgmine etapp ongi siis Tartu. Ja käime vaatame ERMi juures ära, sest iga eestlane ikka peab ERMi juures ära käima. Ja siis muud ei olegi. Siis paneme aga õkva Tallinna poole ja seal tõmbame joone alla viimases tanklas. Tangime täis, arvutame paberi peal ära ja vaatame, mis saab. Nõndaks, ERMi peatus. Oleme omadega jõudnud Tartusse ja läbinud umbes 430 kilomeetrit. Ja ma pean tunnistama, et see Viljandist siia sõit oli üllatavalt kulutõstev. No eks seal oli 2 faktorit, et kindlasti mägisam oli ja teine asi teeolud olid ka, et lumi oli maas, siis kindlasti veeretakistus autodel oli hoopis teistsugune. Ja muidugi see pikk tipptunni läbi Tartu sõitmine ka kindlasti pani paar pügalat juurde selle peale. Aga siia jõudmise tulemus on siis praegusel hetkel selline, et RAM
sai tulemuseks 14,7 liitrit 100-le. Jah, ja Navara siis 8,1, et tegelikult Navaral lausa liiter tuli selle juurde. Et vahepeal me olime seal 7 all, nüüd jõudsime 8 peale. Jah, 9,26 oli Rammil ja Navara kulu tuli siis 100 kilomeetri kohta 10,24. Et tegelikult päris... No juba väike vahe on sisse tulnud. Juba on eur vahet. Aga noh, ikkagi kontrollime üle, mis ta reaalselt täispaagi meetodil on. Just, ja nüüd ei olegi muud, kui paneme siit Tallinna poole leekima ja Jüris laseme siis paagid uuesti silmini täis ja siis me saame lõpus ka teha sellise arvutusliku. Ei, me ei saa arvutusliku, siis me näeme kohe konkreetselt, kui palju meil raha kulus selleks. Just. Et tankimisaparat näitab selle ilusti ära. Ja siis tõmbame joone alla meie nii-öelda puhtalt kütusekulul baseeruvale challenge'ile. Ja oleme kõik homsest päevast juba jälle tarkemad. Nõnna, meil on nüüd saanud 2017 ja me oleme jõudnud sellisesse tanklasse, kus ma oma gaasipaagi olen ka saanud täis panna. Ja Riivo, palju sul sisse läks rahalises mõttes? 56 eurot. 56 eurot, jah. Mis sa arvad, palju siia läks? Ei tea veel. 54 eurot, mis siis tähendas seda, et me tegelikult kogu selle ringi peale tulime Rammiga 2 euri plussi. Noh, see on täitsa käsitlematult vägev tulemus tegelikult. Ma pean tunnistama, et ma olin tegelikult skeptiline ja tõenäoliselt minuga koos olid ka väga paljud teised inimesed skeptilised. Arvata on, ütleme niimoodi, et eks endalgi oli nagu siuke hirmu moment, et palju see vahe tuleb. Me lootsime väga, et see tuleb suhteliselt võrdne, noh tegelikult ta tuligi võrdne. Et väga hea meel on igal juhul, et ma arvan, et paljud saavad aru, et gaasiga sõites on võimalik Rammiga ökonoomselt sõitst. Noh, ütleme, võit oleks olnud isegi siis, kui ta oleks võrdne või isegi Ram oleks kaotaja olnud, aga seda parem meel on, et võib öelda, et siis Ram on üks ökonoomsemaid kastikaid turul. Ja mul on nii hea meel, et me täna seda sõitsime. Väga äge päev oli. Olgu, tänud sulle. Aitäh. Ja teiega head inimesed näeme siis juba võib-olla mõne järgmise challenge'i raamis. Saab.